ära. Ma panen ka salvestama, et ka teised, kes veel liituvad, saaksid mõnusalt seda või noh, kes ei liituvad natukene hiljem või kes ei saanud täna ikkagi tulla, et saavad seda ka siis hiljem kuulata. Aga tere õhtust minu poolt ja nii tore, et vaatamata väga ilusale kevadõhtu ilmale, mis mulle siit otse vastu vaatab, on teid siia nii palju kuulama kogunenud. Ja tere õhtust või päevast või hommikust ka kõikidele teile, kes te siis seda hiljem muidugi järgi vaatate. Et, äh, et selle üle on ainult hea meel, et olete siia tulnud. Mina ise olen Elis Nikolai Vendla, ma olen toitumisnõustaja, toitumisterapeut, ma olen koolitaja, olen siis toitumisnõustaja pluss programmi, 8-nädalase programmi looja ja toitumisnõustaja pluss platvormi üks kaasasutaja. Olen ka kohe-kohe 2 lapse ema, nii et olen ise ka hetkel lapseootel üsna selles mõttes lõpusirgel. Ja kuna täna tuleb hästi palju juttu energiast, siis üks asi, mis ma küll mõtlesin, ma siia algusesse nii kuidagi tahan teiega jagada, on see, et ma ikkagi noh, kasvõi selle noh, üldse oma elukogemuse jooksul olen nii tohutult märganud seda, kui oluline on energia meie jaoks ja kui suurt rolli see tegelikult võib mängida meie enesetundes, meie suhetes, meie vaimses tervises, meie ka siis sellises tööalases tegutsemises ja nii paljus muus. Et tõesti, me iga eluetapp võib-olla ei saa päris seda energiat 100% kontrollida, aga tegelikult enamasti siiski saame, nii et see on küll üks asi, mida ma olen meeletult märganud, et energial on väga-väga-väga suur roll. Ja natukene räägime siis, noh, ütleme, millest ma siis täna veel siin räägin, lisaks energiale ja sellele, et kuidas siis kergusega kaalu langetada, et eks see on kevadel ju hästi selline aktuaalne teema ka. Et siis räägin natukene ka peagi algavast 8-nädalasest toitumisprogrammist, mis siis juba nüüd esmaspäeval on ka startimas. Nii et natukene jagan selle kohta ka, aga no esialgu ma pigem tahaksin teile anda kaasa siis selliseid häid mõtteid, nippe, trikke, et kuidas siis ikkagi toituda selliselt, et energia püsiks ja kaal langeks, nagu see pealkirigi ütleb, aga just nimelt eelkõige räägin sellest, et kuidas toituda veresuhkru sõbralikult ja mida igaüks tegelikult saaks igapäevaselt ära teha selleks, et tema veresuhkru tase oleks mõnusalt stabiilne, ei oleks neid pidevaid Ameerika mägesid ja kuidas me saaksime ennast tunda veelgi paremini ja kergemini ja kui on muidugi eesmärgiks ka see kaalulangus, et siis see kindlasti seda ka võib toetada ja aidata. Ja siis webinari teises pooles liitub minuga Marit, kes on üks väga inspireeriv naine ja ta just osales ka eelmises 8-nädalases toitumisprogrammis, oli seal väga edukas, tubli, noh, edukas ja tubli on sellised võib-olla isegi halvad sõnad on ju, aga ma ütleks, et väga tubli oli ta seal selles mõttes, et tegi nii aktiivselt seda kaasa ja langetas kokku siis 8 kilo ka, mis oli lihtsalt selliseks toredaks boonuseks, aga eks ta ise juba siis täna räägib, et mida ta siis kõike veel sealt kaasa sai sellest programmist ja vot, kuna teid on siia nüüd päris palju kogunenud, eks ma siin üritan ka nii-öelda mõnusalt hoida siin silma peal sellel, et kui te midagi küsite või jagate või räägite, et siis ma natukene proovin ka seda jälgida. Aga kui sul on mingeid mõtteid, küsimusi, kirjuta siia kirjakasti. Ma kõikidele küsimustele muidugi ei jõua vastata, aga mõnele kindlasti, nii et võid ikkagi küsida, jagada, et ma arvan, et ka teised, kes siin kuulevad, võib-olla saavad sulle oma mõtteid, perspektiivi anda ja tore on ju see, kui seal ka läheb selliseks aruteluks, ütleme niiviisi. Nii et julgelt küsi ja mõtle kaasa, aga mis seal ikka, hakkame siis pihta. Et
kuna me täna tõesti hästi palju räägime sellest, et energiast kui sellisest, et siis enne kui ma lähen nii-öelda asja juurde ja hakkan neid praktilisi mõtteid ja nippe teile jagama, et siis ma natukene tahaksin seda tagatausta ka teile avada, et kui nüüd see veresuhkru tasakaalustamise teema läbi teadliku toitumise on sinu jaoks juba tuttav, siis suurepärane. See on väga populaarne teema olnud viimasel ajal, et siis kindlasti on see sulle mõnus kordamine, aga kui on see sulle täitsa uus, et siis kindlasti mõnusat ja põnevat kuulamist. Aga tõesti, see glükoosi revolutsioon, mis on siin viimastel aastatel ka võiks öelda, et Eesti toitumismaastikul toimunud, et seda on olnud väga tore vaadata, aga tegelikult minu jaoks, kes ma olen olnud toitumisnõustaja ja toitumisterapeut nüüdseks juba 8 aastat, on see olnud kõik need 8 aastat üks peamine viis, kuidas mina oma kliente nõustan ja see on ka see üks peamine põhjus, miks ma üldse 8. see programmi lõin, sest et ma nägin, et tegelikult sellest veresuhkru teemast räägitakse väga-väga vähe. Ja nüüd on mul lihtsalt hea näha seda, et nüüd on see hästi selline populaarne ja paljud on sellest siit-sealt kuulnud, aga minu jaoks on see nii-öelda juba üsna vana, heas mõttes vana tõde, mille järgi ma olen ise toimetanud ja ma olen näinud väga paljude inimeste pealt, kui suuri muutusi veresuhkru tasakaalustamine võib nende ellu tuua. Sõna otseses mõttes ellu, mitte ainult välimusse ja vaimsesse tervisesse, vaid üleüldiselt. Aga kui jah, rääkida energiast, siis kõige olulisem makrotoitaine on just nimelt süsivesikud. Makrotoitaineid on kokku siis 3, sa oled kindlasti nendest enne kuulnud, ongi siis süsivesikud, valgud ja rasvad. Ja miks on need süsivesikud kõige olulisemad, on just nimelt seetõttu, et meie keha moodustab seeduvatest süsivesikutest, enamikest seeduvatest süsivesikutest glükoosi. Kindlasti oled kuulnud sellisest väljendist nagu glükoos. Glükoos ongi peamine energiaallikas esiteks meie kehale ja meie ajule. Ehk siis meie keha ongi harjunud moodustama energiat või saama siis õigemini energiat glükoosist. Ehk siis kui nüüd küsida ja koheselt vastata sellele suurele küsimusele, mis siin ka ees on, et kas siis see glükoos on meie sõber või on ta vaenlane, siis mina julgeks ikkagi öelda, et on igatahes sõber, mitte vaenlane, sest et glükoos on meie kehale oluline. Küll aga glükoosi puhul tuleb olla selles mõttes natukene teadlik ja nutikas, sellepärast et see üleliigne glükoos, mida meie keha ei suuda ära kulutada, mida meie ise ära ei kuluta, talletub meie kehal rasvana. Ehk siis, kui me räägime täna natukene kaalulangetusest ja sellest, et kuidas siis teadlikult just nimelt kaalu langetada ja teha seda nii-öelda mõnusalt ja ilma liigse stressi ja võib-olla selliste liigse dieeditamiseta, et siis tegelikult tasub just nimelt vaadata süsivesikute poole. Sellepärast, et kõik need nii-öelda kõik see glükoos, mida me päeva jooksul ära ei kuluta, et see ikkagi jääb meie kehale siis rasvana külge, võiks hästi lihtsalt öelda. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult üks väga suur põhjus, et miks tänapäeval on seda ülekaalulisust oluliselt rohkem, kui näiteks oli 100 aastat tagasi. Sest et me inimestena lihtsalt enam nii palju ei liigu igapäevaselt ja ei tee enam nii palju füüsilist tööd, aga ikkagi toit on midagi, mida meil on nüüd palju lihtsam kätte saada ja meid rohkem ju isutab ka tihti just nimelt selline kiiresti imenduv süsivesik, suhkur, rafineeritud teraviljad, mis on hästi jällegi siis süsivesikute rikkad. Ja ma arvan, et see ongi üks selline väga suur põhjus, et me lihtsalt ei kuluta enam seda energiat ära, mida me sisse sööme, et sööme lihtsalt natukene liiga palju ja see ongi üks selline suur paradoks. Ja kui nüüd seda glükoosi hakkab meie kehas natukene nappima, ehk siis seda ei ole enam nii palju, et keha ainult sellest glükoosist energiat saaks kulutada, hakkab kehal rohkem lõhustama keharasva, rasvhapeteks ja kasutab siis seda energiaks. Ja see on ka siis põhjus, miks
näiteks väga paljud osalejad programmis langetavad üsna mõnusalt ja kergusega kehakaalu, ongi see, et nad jälgivad just nimelt seda süsivesikute tarbimist. Nad ei võta süsivesikuid oma menüüst välja, aga just nimelt jälgivad seda kogust ja niimoodi hakkab ka tegelikult siis keha rohkem energiat kulutama rasvadest ja selle tõttu ka rasvaprotsent väheneb ja kehakaal langeb. Et lihtsalt see on selles mõttes selline hea asi, mida teil teada, et kuidas meie keha toimib, sest et väga tihti ju kuskilt siit-sealt alati saab lugeda, et tee nii või ära tee nii, aga harva seletatakse, et miks see nii on ja mis meie kehas siis päriselt toimub, et siin alustuseks ma sellest just tahtsin natukene rääkida. Nii et õigel ajal ja õiges koguses on glükoos meile igatahes väga vajalik ja mina isiklikult ei ole seda meelt, et me peaksime nüüd süsivesikut täielikult oma menüüst välja võtma, et pigem see ei ole jätkusuutlik ja ka sellised dieedid nagu näiteks ketogeenne dieet on pigem ravidieedid ja enamasti inimesed, vähemalt minu kogemuse järgi, isegi ei suuda seda sellist väga süsivesikute vaest toitumist pikalt teha, sellepärast et see on raske ja keeruline ja meie keha ei ole sedapsi harjunud. Ja siin juba küsiti kiudainete kohta ka, et väga hea, ma kohe lähengi järgmise slaidi juurde ja näitan, et me oleksime täna ühel lehel, kuna ma räägin päris palju süsivesikutest ja Marit pärast ka, et siis siin kõik, mida te pildil näete, lähevad siis tegelikult süsivesikute kategooriasse. Et muidugi kõiksugused maiustused, mis lisaldavad suhkrut, sest suhkur on 100% süsivesik, siis ka puuviljad, sest et puuviljad sisaldavad suhkrut nimega fruktoos ja alati suhkur on 100% süsivesik. Aga ka näiteks kaunviljad lähevad süsivesikute kategooriasse, teraviljad ja ka tegelikult köögiviljad, et kui üldse kuhugile köögivilju siis kategoriseerida saab, et just nimelt siis ikkagi süsivesikute alla. Muidugi on nüüd need köögiviljad, mis kasvavad juurega maa all, oluliselt süsivesikute rikkamad kui siis need, mis kasvavad maa peal. Et oled ju ise ka, ma usun, et väga tugevalt tunnetanud seda, kuidas kartul, porgand, peet annavad seda kiiret energiat rohkem kui siis näiteks brokoli või tomat või kurk. Kurk on üldse väga suures osas koosneb siis veest tegelikult. Ja tõepoolest, et kui sa nüüd vaatad seda pilti ka, et eks sa näed siin ju ka kohe ära, et millised on siis need tervislikumad justkui süsivesikute allikad ja millised vähem tervislikumad. Ja kui rääkida veresuhkrust, et siis see peamine koht, mida jälgida süsivesiku puhul ongi see, et kui suhkrurikas see süsivesik on. Ja siinkohal ma ei räägi ainult lisatud suhkrust, vaid ka naturaalsest suhkrust. Sest jällegi, kui sa vaatad seda järgmist pilti, et siis sa võid juba ju kohe kindel olla, et banaan või näiteks siin banaani ei ole, aga viinamarjad. Viinamarjad on suhkrurikkamad kui siis näiteks siin olev paprika või tomat. Ja sa juba maitse järgi tunned ära, et viinamarjad sisaldavad rohkem naturaalset suhkrut ja mida rohkem naturaalset suhkrut on ka toidus, seda suurem on siis selle toidu mõju meie veresuhkru tasemele. Ja kiudained, täpselt nii nagu siin Ave juba ka teemaks võttis, siis tõsi, mida kiudainerikkam on see süsivesiku allikas, seda parem see üldiselt meile on. Ja seda just nimelt seetõttu, et kiudained on siis süsivesikud, mis ei imendu läbi seedetrakti meie vereringesse, seega need ei mõjuta meie veresuhkrut. Need küll täidavad meie kõhtu, toetavad meie soolestiku mikrobiomi, aga ei mõjuta veresuhkrut. Ja jällegi, nagu siit pildi pealt näha, et siis mõned süsivesikud on siin kiudainerikkamad kui teised, näiteks kui me võrdleme seda tatart ja valget pastat, et siis kindlasti kujutad ise ka ette, et just see tatar on see kiudainerikkam valik ja selle tõttu peetakse ka tatart paremaks nii-öelda siis tervislikumaks valikuks, kui siis jälle see valge pasta. Et jälle on hea teada, et miks on siis mingid toiduained meile tegelikult kasulikumad kui teised, sest et vahest jälle sellest ei räägita. Ja 8. programmi
kaheksandase programmi ma tegelikult siis omal ajal just nimelt paningi kokku ka selle põhimõttega, et andagi inimestele kaasa neid hästi olulisi toitumisteadmisi, mida tegelikult koolis üldse ei õpetata. Nüüd ma võin kohe küsida ka, et ma saan aru, teid on siin päris palju ja nii ma arvan, et teil kõigil on nii tore lugeda, mida teised ehk tunnevad või mõtlevad või arvavad. Et kuidas sulle tundub, kas sa oled kunagi olnud sellisel karussellil nagu veresuhkru Ameerika mäed? Kuidas tundub, kas, et sa või kui sa tahad midagi öelda, rääkida, et siis kirjuta sinna kirjakasti, et kuidas tundub, kui tihti sa seal veresuhkru Ameerika mägedel siis oled? et mis asjad need veresuhkru Ameerika mäed on, mina hakkan siit kohe kirjutama või sorry, mina hakkan rääkima, teie siis kirjutage, onju. Et need veresuhkru Ameerika mäed, need saavad alguse siis, kui me tarbime korraga päris palju siis kas siis sellise hästi kiiresti imenduvaid süsivesikuid, mis siis tähendab seda, et need on pigem rohkem rafineeritud süsivesikud, naturaalse suhkrurikkamad ja vähem kiudainerikkamad süsivesikud. Või siis me tarbime üldse süsivesikuid korraga liiga palju. kindlasti me oleme seda kõik kahjuks või õnneks, kes teab, teinud ja mis siis meie kehas toimub sellel hetkel, ongi see, et meie veresuhkru tase oluliselt tõuseb, sest et nii kui meie keha saab siis glükoosi, siis veresuhkur tõuseb. See on niiviisi meie keha üles ehitatud ja mis siis toimub meie kõhunäärmes ehk siis pankreases. Pankreas hakkab tootma sellist hormooni nagu insuliin. kindlasti oled ka sellest ehk kuulnud, tegemist on hormooniga, mille eesmärk on siis meie veresuhkrut hoida ikkagi normaalses vahemikus, ehk siis, et veresuhkur ei läheks liiga kõrgeks ega liiga madalaks, mis tähendaks siis seda, et me kaotaksime teadvuse ja selles mõttes see lõpeks kehvasti. See ei tähenda, et insuliin alati ei suuda hoida meie veresuhkrut optimaalses vahemikus, aga ikkagi sellises normaalses ja nüüd ongi see peamine murekoht. Meie kehas tekibki just nimelt selle tagajärjel, et meie keha peab kogu aeg insuliini tootma, sellepärast et me tarbime väga palju kiireid süsivesikuid ja sööme korraga palju neid korraga siis palju. Esiteks aitab see liigne insuliin kehal kergemini talletada ka rasva. Eriti just kõhupiirkonda. Nii et see on ka üks näiteks ma kujutan ette, et siin on rohkem täna naisi kindlasti, võib-olla on kõik naised, sest et meil programmis on ka oluliselt rohkem naisi, aga lihtsalt, et küsitakse, et miks näiteks meestel tekib see õllekõht. vot ongi just nimelt ka see, et õlu on kindlasti väga veresuhkru vaenulik jook ja just nimelt siis see ka omakorda aitab nagu sellel rasval koguneda kõhupiirkonda. Aga jah, ja kui ma nüüd lähen korra selle juurde tagasi, et kui nüüd see veresuhkur oluliselt tõuseb, et siis täpselt nagu Ameerika mäed, mitte kunagi ei jää see karussell ju sinna kõrgele, vaid alati ta tuleb ka kiiresti alla, ehk siis mida kiiremini see karussell sinna tippu vuras, seda kiiremini ta sealt ka alla kukub. Ja täpselt nii on ka meie veresuhkruga. Ehk siis mida kiiremini veresuhkur tõuseb, seda kiiremini tekib ka see kukkumine ja seda nii-öelda tuntavam ja ebameeldivam see tegelikult meie kehal on. Võib-olla sa ei ole seda üldse tundnud, aga fakt on see, et kui nüüd hakata ka natuke teadlikumalt toituma, siis meie keha muutub ka tundlikumaks ja tunneb siis seda kõike rohkem. Ja vot nimelt nüüd see veresuhkru kiire kukkumine on see, mis omakorda toob kaasa madalat energiataset, meeleolu muutuseid, ärevust, närvilisust ja kindlasti toob omakorda kaasa ka seda, et meil jälle tekib isu kiirete süsivesikute järele. Ehk siis meie keha automaatselt tahab seda energiat taastada ja ta teab, et seda ei pruugi aidata teha mingisugune värske porgand või veel vähem värske brokkoli või keedetud muna. Ei, vaid seda kiiret energiat me saame ikkagi just nimelt nendest kiiresti imenduvatest süsivesikutest, ehk siis tekibki isu magusa järele, rafineeritud süsivesikute järele. Ja siis me jälle neid tarbime ja niimoodi see veresuhkru Ameerika mägi jälle läheb oma järgmisele siis sõidule. Ja nii ongi. Ehk siis kõige parem asi, mida saate teie oma tervise, heaolu, energiataseme, kehakaalu, naha, hormonaalse tervise
vaimse tervise heaks teha, on tegelikult astuda maha nendelt Ameerika veresuhkru Ameerika mägedelt. Ja see ongi see, mida kindlasti ka 8-nädalane toitumisprogramm teha aitab. Ja ma natukene jagan siis neid mõtteid ka, et kuidas siis seda, mis need peamised nipid on, kuidas seda teha, aga enne ma lihtsalt annan ka siin mõned mõtted selle kohta, et miks siis see nii halb on, nii-öelda võiks öelda, et me oleme nendel Ameerika mägedel. Et tihtilugu ju noh, võib-olla ongi see, et kui sa kohe ei tunnegi meeletult kehvasti ennast sellepärast, et siis võib-olla me ei oskagi mõista, et mida need pidevad ja suured veresuhkru kõikumised meie kehale teha võivad. No esiteks, need mõjutavad meeletult meie energiataset. Et seda kohe päris kindlasti ja ma arvan, et sa oled seda ka korduvalt tundnud, et peale sellist väga suurt süsivesikute rikast, võib-olla ka ebatervislikumat toidukorda, sa saad sealt võib-olla korraks küll sellise mõnusa energialaksu, aga enamasti see energia ei ole püsiv, vaid mõne aja pärast sa tunned ennast hoopis jälle väsinuna ja tahaksid istuda, pikali heita või siis juba vaikselt hakkad vaatama, et kust saaks mingit järgmist snäkki või ampsu, mis selle energia uuesti üles tooks. Ehk siis see on kindel. Siis raskendavad üleüldiselt ka rasvapõletust, et kui on eesmärk kaalu langetada, rasvaprotsenti vähendada, et siis tasuks kindlasti seda veresuhkru teemat enda jaoks rohkem avada. Isu magusa järele, ehk siis tõesti nagu ka sealt eelmisest slaidilt oli näha, et see Ameerika mägi ongi see, mis tegelikult meil seda pidevat magusa isu üleval hoiavad. Et üks asi, mida jällegi paljud programmis osalejad on öelnud, et meil on ka programmis üks selline suhkru väljakutse, mis on väga-väga edukas alati olnud, et toonud väga palju kasu osalejatele, aga mida on ka öeldud, on see, et tegelikult ei ole nii raske sellest suhkrust hoiduda, kui toitumine on veresuhkrusõbralik. See ei käi nii-öelda läbi meeletu pingutuse ja see ei ole hambad ristis, vaid tegelikult see on su keha jaoks on see üsna mõnus ja kerge. Siis muidugi suurendavad ka stressihormoonide produktsiooni, ehk siis kui me tunneme ennast ärevana, stressis, läbipõlenuna, et siis kindlasti kahjuks lisatud suhkur, kiired rafineeritud süsivesikud ei aita, vaid teevad seda hoopis hullemaks, et tean seda jällegi enda käest, sest et 2020-ndate alguses olid mul päris pikalt ärevushäired, mille tõttu ma üldse kogu sellesse toitumisteemasse hakkasin rohkem sisse vaatama ja tõenäoliselt tänu nendele ma täna üldse teengi seda, mida ma teen. Ja närvisüsteemi mõjutavad siis hormonaalset tervist, kuna insuliin on hormoon ja kui keha peab seda ühte hormooni nii palju kogu aeg tootma meie toitumisharjumuste tõttu, siis jällegi ühe hormooni liigne produktsioon võib hakata mõjutama teiste hormoonide produktsiooni ja seda on ka väga paljud naised öelnud, kes on programmis osalenud, et nende nahk on läinud paremaks, nende menstruatsioonivalud on vähenenud ja see kõik näitab ka seda, et hormonaalne tase on siis muutunud optimaalsemaks. Soodustavad enneaegset vananemist, mida ma arvan, me keegi ei taha ja võivad ka peavalusid esile kutsuda. Ehk siis ongi niiviisi, et kui sul on pidevad peavalud, migreen, et siis üks asi, mida sa saad ära teha, see ei pruugi 100% aidata, kahjuks mitte, aga see võib palju aidata, on just nimelt veresuhkrusõbralik dieet või toitumine. Aga mis siis üldse meie veresuhkru taset toidu tarbimise järgselt mõjutavad? Esiteks kindlasti toidukombinatsioonid ehk siis millega koos me toitu sööme. Et kõik need nipid, mis ma nüüd siin jagan, sa võid küll mõelda, et kas tõesti ainult sellest piisab. Et ja mõnikord lihtsusest peitubki võlu. Ehk siis, kui me nüüd sööme süsivesikut lihtsalt nii-öelda ilma mitte millegita, siis see mõjutab meie veresuhkrut rohkem. Kui me nüüd lisame selle süsivesiku juurde valku, rasva, siis need aeglustavad süsivesiku imendumist seedetraktis, vereringesse või noh, siis ütleme, et süsivesik ei saagi imenduda, vaid ikkagi glükoosi ehk siis aeglustab glükoosi imendumist vereringesse ja selle tõttu veresuhkur tõuseb aeglasemalt.
nii et parim asi, mis sa saad enda jaoks teha, väga lihtne ka mingil määral, ongi lihtsalt see, et kui sa tarbid süsivesikut, siis alati lisa sinna juurde ka valku ja rasva. Et näiteks kasvõi selline klassikaline hommikupuder, te võite nüüd kirjutada, millega teie, kui sa oled pudrusööja, et millega sa hommikul pudru sööd, mis sa pudru peale paned. aga ainult moos ja puder kindlasti ei ole väga veresuhkru või üldse veresuhkrusõbralik hommikusöök ja ma isiklikult ei soovitaks seda ka lastele, sest et ka lastel enne kooli minekut oleks hea süüa siis sellist hommikusööki, mis annab neile püsivat energiat. ja kui sa sööd putru ka banaaniga, mis on juba natuke ju parem, siis ikkagi süsivesiku otsas on pigem hästi sellise kiire energiaallikas ja sellest räägib Marit ka pärast, et kuidas tema oma pudru siis ja milliseks tema oma pudru muutis programmi järgselt, aga lisa jah pudrule ka just nimelt seemneid, pähkleid, võid, muna, kodujuustu, kreeka jogurtit, pähklivõid, mida iganes, et kuidas jällegi kellelegi, aga midagi sellist. ja vahepalaks ka, et kui haarad näiteks mõne puuvilja, siis nutikas oleks selle puuvilja juurde võtta näiteks pähkleid, pähklivõid, muna, kui see tundub sulle hea variant, miks mitte panna kreeka jogurtist sisse puuviljatükke, et oleks lihtsalt selle puuvilja juures ka mingisugust valgu ja rasvaallikat ja see tõesti toob endaga kaasa päris arvestatava muutuse. nii natuke panen selle siia allapoole, et te neid pildikesi ka kenasti näete. ja seega tõesti see põhimõte sobib, seda saab nii-öelda iga toidukorra juures ära kasutada. siis kui sa tahad olla eriti nutikas, siis tasuks jälgida ka seda, et millises järjekorras sa toitu tarbid. jällegi, seda ei pruugi olla võimalik alati 100% teha ja see on täiesti okei, aga enamasti on seda võimalik teha. kui me räägime kasvõi sellisest klassikalisest lõunapraest, mida sa võib-olla saad mõnest lõunasöögikohast või kodus ju ka on see selline klassikaline taldrik, mida siis endale näiteks õhtusöögiks kokku pannakse, et tõenäoliselt on seal mingit teravilja. siis on seal ka mingisugust valguallikat, näiteks liha, muna, kala, võib-olla taimset valguallikat ja siis, kui sa oled juba päris tubli et siis sul on seal taldrikul ka köögivilju. ja nüüd, kui sa tahad olla väga nutikas, siis alusta nendest köögiviljadest. alusta köögiviljadest, et võta kasvõi mõned ampsud esialgu neid köögivilju. on need siis millised iganes, mis iganes sulle meeldivad, sa ei pea suruma endale köögivilju, mis sulle ei maitse, aga võta mõned ampsud esialgu neid. seejärel liigu siis selle valgurikka toidu juurde, liha, kala näiteks ja alles siis söö neid väga süsivesikute rikkaid toiduaineid, näiteks nagu kartul, pasta, riis, leib, ka tatar. see ei tähenda seda, et sa pead sööma nagu laps, et sööd kõik köögiviljad enne ära ja siis sööd kõik liha ära ja siis alles võtad ampsu seda kartulit. et see ei pea niiviisi ilmtingimata olema, aga võta kasvõi mõned ampsud enne köögivilja, siis liha ja alles seejärel liigu selle süsivesiku juurde. kahjuks on meie keha aga üles ehitatud selliselt, et eriti kui me istume üsna näljasena laua taha ja hakkame sööma, siis instinktiivselt me tahaksime ikkagi alustada sellest süsivesikute rikkast toidust. ma usun, et kui sa nüüd mõtled, et siis võib-olla tuleb ka see sinu puhul tuttav ette. aga nüüd ongi see koht, kus sina saad oma keha võib-olla soovid üle kavaldada ja alustada köögiviljadest ja mis siis juhtub, ongi see, et sul esiteks kõht saab kiiremini täis ja sa võib-olla ei jõuagi, ei jaksagi nii palju seda süsivesikute rikast toitu tarbida. sest et kui nüüd see suhkur ja tärklis jõuavad seedetrakti esimesena, siis see suhkur, mis on olemas ka, noh, ma siinkohal ei räägi üldse lisatud suhkrust, vaid naturaalset suhkrust, näiteks glükoosist, mis on olemas kõikides teraviljades, siis see lihtsalt imendub vereringesse kiiremini kui sa aga paned esimesena sinna näiteks just nimelt neid kiudaineid, köögivilju, siis jõuab suhkur peensoolde aeglasemalt ja jällegi veresuhkru tõus on aeglasem. et jällegi üks väga lihtne selline nipp, mis toob väga suuri muutusi vähemalt minu kogemuse koha pealt küll.
mida veel jagaksin teiega, et see läheb nüüd selle eelmise mõttega hästi kokku. Et üleüldiselt kahjuks või õnneks jällegi ei tea kunagi, kuidas võtta, aga pigem vist kahjuks on meie kehale, meie veresuhkru tasemele kõige halvem asi, mida me saame teha, on siis tarbida väga kiiresti imenduvaid süsivesikuid ja suhkrut tühja kõhu peale. Ehk siis, kui sa ärkad hommikul ülesse ja tarbid esimese asjana, ma ei teagi, kas või müslibatooni või jood esimese asjana väga suhkrurikka kohvi või jood väga puuviljase smuuti või siis tarbidki sellist hästi-hästi noh, nii-öelda valgu ja rasvavaeset putru esimese asjana. Et siis, mis juhtub, ongi see, et see veresuhkru tõus on oluliselt veelgi kiirem, sellepärast et sa ei ole ju terve öö söönud ja kõht on täiesti tühi ja sellel ei ole mitte midagi seal kõhus, mis aitaks sellel aitaks siis seda suhkru imendumist pidurdada. Nii et see on üks asi, mida võid ka meelde jätta, et mida vältida. Nii et sellist suhkrurikast toitu, nii naturaalse kui ka lisatud suhkrurikast toitu on alati hea pigem süüa siis mitte tühja kõhu peale, ehk siis, kui me oleme juba midagi alla tarbinud. Ehk siis hommikusöögil on väga suur roll ja see, milline hommikusöök on, mõjutab kogu sinu päeva, sinu toitumiskäitumist, sinu isusid ja energiataset ja kõike veel. Nii et mina kindlasti usun, et hommikusöök on väga oluline ja sellest ja väga paljud programmis osalejad on ka öelnud, et just nimelt selline nutikas hommikusöök on toonud nende ellu suurimaid muutusi. Siis mis veel mõjutab väga tugevalt meie veresuhkru taset toidu tarbimise järgselt, on ka see, et kui töödeldud see toit oli, mida me tarbisime. Ehk siis, kui me võtame süsivesiku allika ja töötleme seda, siis me muudame selle alati meie keha jaoks tegelikult kehvemaks variandiks, ükstapuha missugusel moel. Isegi kui see on justkui siis selline tervislik moodus, näiteks nagu teha apelsinist apelsinimahla. Et see on ju kindlasti mitte kõige hullem asi ja absoluutselt ma ei ütle, et sa nüüd kunagi ei tohiks tarbida ilmtingimata värskelt prestud apelsinimahla. Aga fakt on ka see, et meil tegelikult ei ole nüüd ilmtingimata vaja seda suhkrut juua, vaid palju nutikam meie kehal oleks pigem siis seda fruktoosi ehk siis puuviljasuhkrut tarbida otse tervest puuviljast. Sellepärast, et mis juhtub, ongi see, et kui me nüüd pressime nendest apelsinidest mahla, siis kaduma lähevad need kõige olulisem, noh, ütleme, et võiks öelda peaaegu et kõige olulisemad koostis, jah, kõige olulisem osa siis selle süsivesikud ehk siis kiudained, sest need on need, mis hoiavad meie kõhu kauem täis. Et kujutad ise ju ka ette, et kui sa sööd ära 3 apelsini, sul on kõht päris täis, et noh, 3 apelsini ongi, vaevalt sa isegi väga tihti sööksid ära 3 apelsini järjest. Aga üsna lihtne on ära juua ju 3 apelsinist pressitud mahla, et lonksi valmis ja me isegi ei võta seda apelsinimahla justkui toitu, vaid see läheb veel meie jaoks ju joogi kategooriasse ka ja niimoodi meil tegelikult jällegi kahjuks seda veresuhkru taset negatiivselt mõjutame. Nii et puuvilju on kõige parem tarbida ikkagi siis täiesti tervel kujul. Ja ise kuivatatud puuviljad ei ole nii ideaalsed, sellepärast neid me kipume üle tarbima. Ja siin on ka jällegi hästi hea selline eluline näide, et väga tihti ju ka kuidagi sellest dieediringkondades äkki võiks öelda, demoniseeritakse banaani. Ja ei, banaan kindlasti on väga väga kiiresti veresuhkrut mõjutav puuvili, sest et teda on ju üsna magus, et sa ise tunned ka ära, et millised puuviljad on magusamad, millised on vähem magusamad ja banaan on pigem magus puuvili. Aga jällegi, kui nüüd võrrelda seda näiteks siis konkreetselt selle müslibatooniga, siis mida me näeme, ongi see, et jah, see 150 grammi banaani sisaldab 18 grammi suhkrut. Ja mis on siis 2 grammi rohkem kui siis see korni müslibatoon. Muidugi on see korni müslibatoon 3 korda väiksem, et see on ka see põhjus, miks seal seda suhkrut isegi natukene vähem on.
aga alati me ei peaks jälgima, kui me teeme nii-öelda teadlikke nutikaid toitumisvalikuid, seda, et kui palju seal on suhkrut, vaid ka seda, et kui palju sellest suhkrust on kiudained, on ju. Et banaani suhkrust siis jah, seal on ka 4 grammi kiudaineid, mis tähendab seda, et see on igatahes jällegi meie jaoks parem valik kui siis see müslibatoon, sellepärast et siin jällegi neid kiudaineid üldse ei ole. Ehk siis, kui nüüd lähed poodi ka ja tahad teha nutikaid valikuid, et siis jälgi ka seda, et kui palju on sellest süsivesiku allikas, mis siis sinu toidukorvi satub, kiudaineid. Ja noh, siin on jällegi ka väga selline eestlastele meeldib leib, sai või nii-öelda võileivad kui sellised. Aga õnneks meile meeldib leib ka võrreldes väga paljude teiste rahvustega, kus sellist musta ju leiba põhimõtteliselt üldse inimeste toidulaualt ei leia. Et ja kindlasti jällegi oled ju kuulnud ka seda, et okei, et leib on parem variant ka kui sai, aga jällegi tihti ju ei räägita, et miks see nii on. Et ikka kasutatakse ju sellist väljendeid, sai teeb paksuks ja miskit sellist, aga leib jällegi minu meelest võib väga vabalt kuuluda ka tervisliku, läbimõeldud, teadliku toitumise juurde. Ja miks leib on parem, ongi lihtsalt ka puhtalt see, et kui me vaatame näiteks, et selles konkreetses rukkipalas on siis 100 grammi kohta 10 grammi kiudaineid versus siis kirdesaias või ka enamikes teistes saiades on 100 grammi kohta 3,2 grammi kiudaineid ehk siis 3 korda vähem. Ja jällegi see leib esiteks täidab su kõhtu rohkem, sa saad sealt rohkem vitamiine ja mineraalaineid ja muidugi ka just kiudained aitavad toetada ka meie soolestiku mikrobiomi ja hoiavad ka meie soole seedimise siis paremini töös. Ja see ongi põhjus, miks leib on näiteks parem kui sai. Aga jällegi tihti sellest ei räägita, et miks on miski asi parem meile kui mõni teine. Võt sedasi. Ja veel üks asi, mis hästi tugevalt mõjutab tegelikult meie veresuhkrutaset toidu tarbimise järgselt on siis see, et kui palju me neid süsivesikuid ikkagi korraga ära sõime. Vahet ei olegi see, et milline see süsivesik nüüd on. Et kui ma söön ikkagi ära 1 viilu seda kirdesaia versus 3 viilu siis näiteks rukkipala, et siis need 3 viilu rukkipala ikkagi mõjutavad minu veresuhkrut rohkem kui see 1 viil näiteks kirdesaia. Noh, muidugi eks siin tasub ka teha selliseid nii-öelda nagu läbimõeldud ja teadlikke valikuid, et kui sa tahad ikkagi rohkem süüa, et siis on parem alati ju võtta siis pigem leiba, aga noh, üleüldiselt on oluline ikkagi oma energiataseme hea hoidmiseks ja ka kehakaalu langetamiseks jälgida üleüldiselt koguseid, et kui palju sa üldse seda süsivesikut korraga sööd. Et siin on näiteks mõned väga konkreetsed näited, ma arvan, et see on üsna selge, mida ma siin öelda tahan. Aga no näiteks hommikusöögi puhul ka, et need sellised smuutikausid, mis kindlasti näevad väga ilusad välja, eriti sotsiaalmeedias ja eks neid ikka võib ju aeg-ajalt tarbida, aga fakt on see, et nad on väga-väga naturaalse suhkrurikkad, tõesti. Et see smuuti ise sisaldab ju tõenäoliselt seal päris palju erinevaid puuvilju, siis sinna pannakse peale veel marju, puuvilju, müslit näiteks, mis on kõik naturaalse suhkrurikkad. Ja kui sa selle kausikese ära sööd ja lähed kohe näiteks trenni või jooksma või miskit sellist, et noh, siis sellel võib olla oma koht. Aga kui sa tegelikult ei lähe seda tegema, sa pigem tahad hoida sellist stabiilset energiat ja sa ei lähe kohe seda energiat ära kulutama, et siis tasuks pigem seda hommikusööki hoida ka vähem süsivesikute rikkana ja rohkem lisada just sinna valku ja rasvu. Ehk siis kindlasti seda kogust tasub ka jälgida ja see on ka üks asi, mida meie siis programmis ka tegema hakkame. Et mitte, et kahjuks lihtsalt sellest, et ma ainult nii-öelda teadmisest, mis on nii-öelda parem või halvem, alati ei piisa, vaid on ikkagi vaja mingit struktuuri ja süsteemi ja see on programmis kenasti kõikide osalejate jaoks olemas ja see jällegi toobki selle oodatud tulemuse.
ja mis veel mõjutab, on siis ka aktiivsus pärast sööki, ehk siis kui sa lähed pärast söömist liikuma, siis su keha kasutab seda glükoosi lihaste kütusena ja veresuhkur ei tõuse nii kõrgele. Ehk siis jällegi hea nipp, kui sööd süsivesikute rikast toitu, siis ära mine kohe diivanile puhkama, vaid liikuma. Ja muidugi on inimestel ka täiesti individuaalne insuliinitundlikkus. Ehk siis võib olla inimestel erinev reaktsioon samale toidule, aga enamasti on see ikkagi suhteliselt sarnane, aga natukene ikkagi mängivad siin rolli ka lihtsalt geenid, stress, uni ja muu selline. Ja regulaarne söömine on ka midagi sellist, millest ei saa üle ja ümber mitte kunagi, kui ma räägin just nimelt veresuhkru tasakaalustamisest. Jällegi see tundub võib-olla ka selline nagu isegi liiga lihtne, et kas tõesti see on võti, aga see on võti. Võib-olla on, mitte võib-olla, vaid kindlasti on inimesi siin maailmas, võib-olla rohkem isegi meesterahvaid, kes ütleksid, et aga mina söön ainult ühe korra päevas ja mul on kõik hästi ja võib-olla ongi jumala eest. Aga enamasti just nimelt naistele sobib regulaarsem söömine rohkem, see aitab hoida ja toetada nende hormonaalset tasakaalu, reguleerida kortisooli ehk siis stressihormooni taset, vähendab üleüldiselt magusaisusid, ülesöömist ja sellega aitab ka seda energiataset ühtlasena hoida. Sest kindlasti oled sa seda oma elus ka näinud, et kui sul jääb ikkagi 2 toidukorra vahele väga pikk vahe, no ütleme näiteks nii, et sa sõid lõunasööki kell 1 päeval ja siis mis iganes põhjusel sa ei saanud üldse enam päeva jooksul süüa või sa ei tahtnud, sul olid muud tegemised. Võib-olla jõid mõne kohvi, võib-olla võtsid kuskilt kausist mõne kommi, mis nüüd konkreetselt ei lähe päris toidu alla ja jõuadki koju näiteks kell 6 või isegi 6:30 ja sa ei ole nüüd nii pikalt söönud, siis muidugi sul on kõht väga tühi, sul on energia all, sa oled võib-olla kehvas tujus, sa tahad kohe mingisugust kiiret energiat, mis sinu siis seda energiataset taastaks. Ja kui sa siis teed külmkapi lahti, siis vaevalt sa otsid sealt seda jällegi tead, kurki või ma ei tea, keedetud muna, vaid ikkagi sa instinktiivselt tahad midagi energiarikast, midagi süsivesikute rikast. Et nii me lihtsalt oleme või siis sa tahad hästi kiiresti ja korraga palju süüa. Ja niimoodi me lihtsalt oleme inimestena ehitatud. Ehk siis meie ülesanne on pigem kavaldada iseennast üle. Ja see on ka see, mida me programmis tegema hakkame. Ja siin on mõned pildid ka osalejate toitumispäevikutest, kes on siis programmis osalenud, noh, neid on tänaseks olnud tuhandeid, aga lihtsalt siin on mõned sellised eriti värvilised ilusad pildid, ehk siis väga paljud osalejad on ka öelnud seda, et nad hakkavad rohkem sööma ja tegelikult kaal langeb ja mõnikord ongi see võti just nimelt selles, et kas just selles mõttes võib-olla neile tundub, et rohkem, et ilmtingimata seda ei ole kaloraaži koha pealt rohkem, aga tihedamini ja neil püsib kõht oluliselt rohkem täis ja see ongi või ole oluliselt kauem täis ja see ongi see, mis tekitab seda tunnet, et oh, ma söön justkui rohkem, aga näed, kaal kogu aeg langeb iga nädal. Et mõnikord on võti hoopis selles. Vot edasi, nii, nüüd on see minu selline praktiline teooria osa läbi saanud. Kohe-kohe liitub minuga siis Marit, kes osales eelmises 8-alases programmis ja ta on tõesti väga selline väga inspireeriv naine, kelle kohta võib küll öelda, et kes teeb, see jõuab, on ka spordientusiast ja ka reisientusiast ja ka 5 lapse ema, nii et käed on tal kindlasti igapäevaselt tegemisi täis, aga leidis ikkagi aega ja mahti tegeleda enda toitumisega ja räägibki siis rohkem sellest, et mismoodi see teda kõik mõjutas. Aga enne, kui me lähme Mariti juurde, siis mul on 2 toredat teadaannet. Esiteks on meil ka ju loosimine käima, või noh, toimus loosimine, ehk siis lubasime kõikide siis webinaris osalejate vahel loosida välja 2 inimest, kes siis saavad nüüd selle esmaspäevase programmiga täiesti tasuta liituda. Nii et nendeks on
Ene Purre ja Made Kotkas. nii et palju õnne teile. ma usun, et te olete praegu siin kuulamas ka, et teile me saadame siis edasise info, et kuidas te saate tasuta programmiga liituda. ja teised, kes siis soovivad programmiga liituda, teie võite kasutada sooduskoodi Kevad20, mis annab siis 20% soodustust, nii et selle programmi hind muutub soodsamaks, kui see on nüüd väga-väga pikalt meil olnud. nii et kasuta seda võimalust, oled väga programmi oodatud ja sealt just nimelt toitumisnõustaja pluss lehel sa saad ennast ära registreerida, kasutada seda sooduskoodi. ole kindlasti ka selles mõttes kiire, et see sooduskood kehtib ainult selle nädala lõpuni, ehk siis enne uue programmi algust saab seda kasutada, et pärast enam mitte. nii et kasuta võimalust ja oled väga-väga oodatud. aga nüüd mina panen siit selle ekraani kinni ja kutsun siia Mariti ka rääkima. nii. no nii, Marit, kas tuled nüüd? tere! tere! oi, sul on ilus roheline taust, see sobib väga hästi tervisliku toitumisega kokku. Aitäh! Ma vaatasin midagi, mis sinu kleidikasti sobiks. ah, on ju. ja, nii, väga hea, väga hea. ma korra vaatan ka, et kas siin, tead, ma nende küsimuste juurde, ma arvan, et lähen natukene hiljem, kes siin on jaganud ja kirjutanud, aga Marit, sa võib-olla siis, ma annan rohkem täna nüüd seda jutustamise aega sulle, et võib-olla räägi natukene üldse endast, milline on olnud sinu toitumine eelnevalt ja üldse sinu suhe toiduga. et alati on seda väga põnev ju ka teada, sest eks meil kõigil on oma äh, mingi lugu rääkida. mm. -hmm. Tere kõigile! Esiteks tänan, et tulite kõik kuulama. Mina juba kuulasin, olen seda varem tutvunud selle 8-nädalase programmiga, aga ikkagi oli nii hea uuesti kuulda ja kinnistada oma teadmisi. Minu taust pärineb natukene sellisest Nõukogude Liidu tüüpilisest emast, kes kokkas hästi palju vaaritas. ja kuna mul on 5 last, siis ma ka oma esimese lapsi, ma sain 22-selt emaks juba, siis ma ikkagi toitsin neid ka kartuli ja hakkliha ja siis niimoodi 15-aastane on ta juba varsti, et 15 aasta jooksul ma tunnen, kuidas ma olen teadmisi saanud siit ja sealt, kuidas nagu lapsi paremini toita, kuidas ise paremini toituda. et ma vahepeal tundsin, minu jaoks oli, ma mäletan, ma päris tihti oma mehe käest küsin, et kui me sõime ära, ma tegin ise koduse toidu, sõime ära suure portsu kartulit ja hakklikastet ja selline täiega kõik kassivad diivani peal, et midagi on nagu nii naljakas, et nii väsinud olime. täna ma tean, miks see nii oli, sest me kannatasime kõik glükoosipiigi peal või all. aga jah, ühesõnaga ma tunnen, et ma olen arenenud ja õppinud toitu valmistama aja jooksul. Nagu üritanud olla tervislik, et meil nagu maiustused ei ole vabalt olnud kodus saadaval, aga samas ma ise olen ka selline, kui sa nüüd rääkisid sellest roller coaster'ist, ma ei jõudnud kirjutada, aga mina olen kindlasti väga suur kannataja Ameerika mägede all, et ma tundsin ennast väga ära selles, et ma töötan kodukontorist. siis mul on lastele, meil on umbes 40 huvi- ja hobitegevust nädalas. hästi palju tuleb taksot teha, taksosõita siis endal minul, mis tähendab, et söömine oli hästi ebaregulaarne. ja tõesti need Ameerika mäed, see tunne, et ma söön ära ühe kiire granoolabaari ja siis 15-30 minuti pärast tahaks juba midagi veel ja siis tahaks juba midagi veel, et see oli väga-väga mina. selline oli mu toitumine siis enne selle aasta veebruarikuud. ja väga, selles mõttes on üsna selline tüüpiline tegelikult on ju, et selline lugu, ma usun, et ikka ollakse harjunud selle hästi nagu Eesti-pärase koduse toiduga, ja no vaata, nagu ma siia lihtsalt vahele ütlen ka selle, et väga tihti ju kasutatakse ka seda
mõtet, et aga näed, vanasti ju söödi nii, vanasti ju söödi nii. Ja tegelikult jaa, oligi vanasti, noh, mis iganes see vanasti kellegi jaoks tähendab, oligi teistmoodi, aga fakt oli ka see, et inimesed ikkagi üleüldiselt olid liikuvamad. Toit oli vähem rafineeritud, toitu ei saa, meil ei olnud selles mõttes noh, isegi ju veel 30 aastat, noh jah, võiks siis öelda tagasi, ei olnud ju meeletult suuri kaubanduskeskuseid, kuhu ma võisin minna ja osta sealt mida iganes ma tahan või vähemalt siin suuremates linnades voltida endale kõiki asju, mille isu on endale ukse taha, ehk siis ikkagi me ei saa päris praegu võrrelda seda, mis praegu on sellega, mis oli kunagi, sest et kogu see toidu kättesaadavus ja meie enda elustiil on nii palju muutunud, et seda kohe kindlasti. Okei, kas sul oli mingi hirm ka, enne kui sa programmiga liitusid, et ma tean, et sa oled sellele programmiga liitumisel päris palju pikalt mõelnud, et miks just nüüd ja oli sul mingeid mõtteid või hirme ka seoses sellega? Ähm, ma olin sellest kuulnud varem ka ja kuidagi ma olin lugenud Koosirevolutsiooni raamatut mõned aastad tagasi, sealt sain ka juba nippe, aga ma olen selline üksik hunt üldse ei tahaks olla, see ei kirjelda mind, et ma pigem olen, mulle meeldis, mis ma nüüd tagantjärgi mis mulle väga meeldis selle programmis oli see, et meil oli nagu niisugune tugigrupp oli kogu aeg olemas, et ma ei olnud üksinda, kuigi ma ei teinud mitte ühegi sõbranna ega tuttavaga koos seda läbi. ma tegelikult olin üksinda, aga samas mul olid kogu aeg nagu need teised naised ja mehed, kellega me saime siis jagada, et see oli niisugune väga äge. Miks ma varem ei liitunud, oli pigem niisugune, ma tunnen, et see oli natukene ajastuse küsimus, et mul ma olen hästi sportlik, hästi palju üritan erinevaid asju teha lastega koos, ise üksinda ja siis sügisel sain vigastuse ja ma tundsin, kuidas oli palju reisimist sellistesse saiavabariikidesse nagu Prantsusmaa, Hispaania, siis Vietnamis sai palju riisi ja nii edasi, et ma tundsin, et natukene liikuvus vähenes ja kehakaal ei olnud enam nagu sellises minu mugavustsoonis, et ma nägin piltide pealt, et see ei ole nagu okei. ja siis kuidagi jaanuaris lendas see reklaam mulle Facebooki ja mõtlesin, et tead, et ma vist nüüd äkki peaks ikkagi proovima, et ma ei ole selline, ma kartsin väga palju igasuguseid noh, nagu mul on õed teinud punktide lugemisi ja siis, kes on teinud sellist dieeti, kus ta sööb ainult 8 tunni jooksul. ma teadsin, et mu keha läheb stressi sellisest asjast, kui ma mõtlen selle peale, et ma pean ära piirama enda kehal mingid tunnid, kui ma ei tohi süüa ja dieetidest üldse rääkimata, ma ei ole kunagi väga edukas nendes olnud ja ma tõsiselt kartsin, et see on midagi äkki sarnast, aga tegelikult üldse ei olnud, et see oli midagi hoopis teistmoodi. see sulandus nii hästi minu nagu esiteks minu eluga ja siis ka minu perega, mis on kõige olulisem, et ma ei tahtnud teha midagi sellist, mis on nagu natukene punnitamine minu jaoks ja siis pärast ma pean nagu oma perega kaasa saama. et ma kartsin, et sealt läheb lahknema, aga tegelikult tuli hoopis pere järgi mulle, mis on veel üks suur pluss selle programmi juures. ja seda on hästi paljud eelnevad osalejad öelnud ka, et alguses ikkagi enamasti tehakse seda iseenda pärast ja ma pigem ka soovitan seda teha eelkõige enda pärast. aga tihti, kuna noh, rohkem on naisi, et siis kuna nemad paratamatult on seal köögis toimetavad rohkem ja võib-olla ka vastutavad selle toidu eest, mis siis seal külmkapis on rohkem, et siis päris tihti ka teised pereliikmed tulevad sellega kaasa, et seda on olnud väga näha ja isegi alguses, kui mõned mõned pereliikmed puiklevad väga tugevalt vastu, et siis noh, viimaseks nädalaks ikka tullakse juba kaasa. et seda on nii palju öeldud ja seda on olnud väga-väga äge näha, sest tegelikult niimoodi me saamegi ju mõjutada teisi inimesi ka enda ümber, ainult iseenda eeskujuga, et ega kui meie ees mingeid muutusi ei tee ja teadlikult ei toitu, et ega siis teised pereliikmed ka sellega väga kaasa ei taha tulla. Nii on. Aga mis need olid need kõige suuremad muutused, mis sa siis selle programmi jooksul iseenda ellu viisid ja millest sa tunned, et oli kõige rohkem kasu? mm,? Esiteks ma olin selline tihtipeale, noh, ütleme, ebaregulaarne toitumine oli kindlasti suur märksõna minu elus enne. et ma võisin vahest süüa hommikusööki alles kell 2
mõnikord lihtsalt, no ma tundsin, et ei ole nagu nii palju oli asjatamist ja siis õhtuks oli niisugune tunne, et ma õhtusöögi ajal sõin koomasse ennast, sest ma olin päev otsa seda kerinud endal seda nälga ülesse. ja vahepalad oli täiesti võõras teema, et mina ikkagi ajasin oma 3 tugevat söögikorda, kui ma noh, perega siis koos olin. et eks oli niisugust erandlikkust ka, aga just see, et kuidas ma siis ütlen, minu jaoks oli see natukene ootamatu, et ma sõin rohkem, et mul mees kõrvalt ja lapsed ütlesid, et emme sööst nagu jälle sööd ja siis nagu jälle sööd, et selliseid vahepalasid oligi, et ma juba tundsin, et tegelikult kõht ei ole veel tühi, aga ajaliselt oli 2,5 tundi mööda läinud, aga kuna ma toitusin nii ähm, nii palju valgu ja rasvarikkamalt nagu kuidas ma ütlen, toit oli nii palju kvaliteetsem. ma olin selline, kes hommikusöögiks sõigi ikka suure korraliku, ma ei kujuta ette, mis see grammides oli, see võis metsik olla, siis ma arvan, mingi 3-4-kordne normaalne süsivesikute kogus putru. Õnneks oli see küll piimaga, aga siiski mitte piisavalt palju valku, et seda kõike süsivesikut nagu natukene tasandada keha jaoks. täna ma söön niimoodi, et ma teen endale ka muna kõrvale ja tihtipeale on niimoodi, et ma alustan, kas mind on veel kuulda? jah, on kuulda. ja ilusti oled kuulda. jah, et ma alustan, lõikangi endale viilu avokaadot, mul on pähklid, seemned, sellised asjad, mis ei ole tegelikult üldse raketiteadusega, ma lihtsalt ei olnud neid kuidagi endale nagu omastanud või omaseks teinud. ma ei uskunud neisse niimoodi, et nüüd meil on kogu aeg iga söögikorra ajal on erinevad noh, sihuke fondüüpoisid, mul on 5 poega, et need poisid kutsuvad, et on pähklifondüü ja siis on seal hästi palju seemneid ja asju, et igaühel on oma lemmik, mis on hästi naljakas, et neil on erinevad maitsemeelega, kõik teavad, et nad peavad sööma pähkleid ja seemneid juurde. nüüd see ei ole isegi nagu kuidagimoodi enam küsimärk, kõik lihtsalt valivad, võtavad, et jah. mis ma enne tahtsin öelda? mul nii palju mõtteid ja nii lihtsalt palju mida kõike mõtteid tahaks ja ei, mida meil on tahaks väga-väga jagada. head mõtted. Toidu hommikusöögist rääkisin, et Just. nüüd, kui ma võtan jogurti või siis, noh, Kreeka jogurt oli näiteks ka, ma ei tea, miks ma ei olnud seda varem söönud, täna ma ei suudaks ilma ollagi. maitsestamata jogurtid, noh, laktoositalumatu olen ma ka, et siis minu jaoks ma olen leidnud oma lemmiktooted, mida ma ei olnud kunagi varem vaadanudki. et kui mul ongi taldriku peal muna, avokaado, siis on hästi palju juurvilju, mulle väga meeldib brokolit lisada, ma aurutan ära iga mõne päeva tagant värske brokoli, niisuguse kerge aurukollase nahju süle ja panen külmkappi ja siis ma saan seda iga söögikorra juurde võtta, sest mulle väga maitseb brokoli, et ma panen natuke tšillit peale ja siis ma tunnen, et ma selle süsivesikuteni vahest jõuan, mul on kõht täis juba, aga ma tean, et keha vajab ka seda kiiret või noh, kui sihukest süsivesikut, et siis ma ikkagi mõne ampsu võtan, aga selle programmi raames me no, tegime pilte oma toidust ja siis tihtipeale oligi, et ma alustasin sellest, et ma tegin pildi ära ja lõpuks ma ei jõudnud kogu seda kogust ära süüa. aga just süsivesikud jäid siis nagu lõppu, et kõht sai tegelikult normaalset toitu täis, sihukest head ja paremat. et vahepalad ja parem toiduvalik oli kindlasti asi, mis ma siit programmist endale siis juurde võtsin nagu enda elusse ja regulaarne söömine, et kindlasti võin öelda, et see hajutatud niimoodi päeva jooksul, noh, ma täiskõhutunnet, mitte täiskõhu, ma tahtsin öelda, ma tühja kõhu tunnet praktiliselt ei tunnegi, et see kogu aeg on nagu päeva jooksul hea olla. et see on väga, vanasti oli see normaalne, et ma tundsin niisugust nagu õhku hingan, et kõht on juba nii tühi ja see oli täiesti vale, et täna ma ei ole päris mitu kuud seda tunnet tundnud. ja ma kujutan ette, kui jah, suur muutus see tegelikult on, et kuidas sa üldse ennast igapäevaselt tunned, et tihti ongi see, et ega me enne ei oskagi võrrelda, kui me ei tea, mis see hea tunne võib olla, on ju, et aga tihti jah. nii ongi. aga millised need peamised muutused sul siis kogu selle jah, mida sa kõige rohkem märkasid just nimelt enesetundes, kehakaalus, vaimses tervises, et milliseid muutuseid siis kaasa tuli no sellest programmist? ma panin, alguses oli siis meie eesmärgid vaja täita, onju, siis ma sinna panin, mõtlesin mingisuguse numbri, mõtlesin 70 kilo, onju. ma kaalusin programmi alguses 78,8. ja
see oli nagu minu jaoks veider, et mul hakkas kehakaal, ma tegelikult toitusin rohkem, ma tundsin, mul on energiat. Mul on, ja, uni oli väga, uni oli täiesti nagu, ah, oih, ja keegi vist räägib sisse. Nii, nüüd võib rääkida, et uni oli stabiilsem, ma tundsin ka vaimne tervis oli, mu süütenöör ei olnud enam selline lühike, et ma ei sõltunud oma sellest et see suhkur nagu, kuidas ma ütlen, tegi tühja kõhutunde, siis tühja kõhutundega koos oli väga raske olla ja niisugune anxious või ma ei oskagi öelda, niisugune närviline olin natukene, et kui ma tundsin, et tahaks midagi head saada ja ma ei saa seda ja siis sellist ei olnud enam, et vaimne stabiilsus, nahk loomulikult, muidu ikkagi sellest magusast ja just nimelt igasugused šokolaadi granola baarid, mida ma ka oma lastele andsin, mida me täna enam ei tarbi, tekitas sellist aknalaadset toodet. Aga põhiliselt ikkagi see, et mu energia on päeva jooksul olemas kogu aeg, isegi kui ma trennist tulen, ma tean, ma saan jälle süüa. kõik, noh, ei olnud selliseid suuri roller coaster eid enam. jaa, kujutan jah, seda oli ka sinu, kui sa jagasid ka seal programmi jooksul, et just nimelt sa said oma selle trenni ja toitumise ka hästi mõnusalt jonksu, et kuna oled väga, väga sportlik, et siis ja selle programmi puhul ongi hästi äge see, et tegelikult seda saavad kõik teha kaasa ja kõigil, ükspuha, milline su elustiil on, kas võib-olla noh, praegusel hetkel võib-olla kiirem või on sul hoopis sellist rohkem aega ja võimalust hästi iseendale keskenduda. Oled sa väga-väga sportlik või hoopis veel ei ole nii, nii spordiga nii sõbraks saanud, et siis tegelikult seda programmi ja seda toitumisstiili ja seda veresuhkru tasakaalustamist on võimalik igalühel enda ellu siis kohandada ja see ongi tegelikult selle programmi point, et see ei ole selline mingi dieet või ei ole ka mingisugune konkreetne toitumiskava, mida siis kõik inimesed hakkavad näpuga järgi ajama ja 100% siis jälgima, vaid tegelikult see annabki just nimelt selle teadmise, et kuidas sina saaksid iga päev võimalikult teadlikult toituda ja tegelikult noh, ongi hästi tugevalt ka näha seda, et inimesed ikkagi programmis nad toituvad mingil määral sarnaselt, aga ka erinevalt, et ongi ju inimestel erinevad eelistused, erinev elustiil, aga häid tulemusi, neid võib ju kõigile tulla, ehk siis ei pea olema see, et kõik nagu ühtemoodi toituvad ja näpuga mingisugust kava järgivad, vaid oluline on ikkagi see, et see toitumine oleks sinu elustiilile sobiv ja sa naudiksid seda, sest muidu jällegi hambad ristis pole ju ka mõtet miskit teha. Et Mhm. niimoodi ei jõua kahjuks ei jõua kaugele. aga nüüd on programm läbi juba olnud mõni aeg ka sinu jaoks, et millega sa oled jätkanud ka peale programmi lõppu või mida sa sealt nagu hästi tugevalt kaasa endaga võtad, et millega kindlasti jätkad? mm, programmi raames tegime läbi suhkruvaba kuu, nagu sa ka mainisid, ma veitsi kartsin seda, siis mõtlen, et ma ei ole nagu selline väga suur magusahammas, aga siiski magus mulle ikkagi ka maitses, et ma kartsin, et ma ei saa sellega hakkama, aga tänu sellele suhkruvabale kuule ma sain teada, kui palju lisatud suhkrut ma tegelikult tarbin ja see oli lihtsalt nagu, see oli hirmus tegelikult, et ma oma suhkruvaba elu. Ma kindlasti ei kavatse, tähendab, vabandust, ma ei taha nüüd öelda, et kindlasti ei kavatse, ma üritan seda stabiilset joont hoida, et lisatud suhkruid võimalikult vältida. puuviljasuhkrud on juba piisav minu arust, puuviljad pärast seda suhkruvabat kuud, puuviljad olid nii magusad. ma läksin pärast kohe reisile, olin 2 nädalat Jaapanis ja ma kartsin, et ma ei saa hakkama. Kuidas ma siis nagu jälgin seda, et kuidas ma kogu selle programmi sinna kaasa toon. ja minul üllatuseks oli Jaapanis seda väga lihtne teha, sest nad toituvad väga palju fermenteeritud toidust.
neil, mis on ka väga kasulik kehale, mikrobioomile, mida ma siit programmist õppisin, millest ma ei olnud enne kuulnudki. võib-olla ma olin viimane inimene maa peal, kes ei olnud sellest kuulnud, aga nii lähedalt vähemalt mitte. Siis nad toituvad väga palju juurviljadest ja nad söövad ülimalt vähe töödeldud toitu. ja see on ka asi, mida ma programmi jooksul vaikselt endale, et näiteks pannkooke on võimalik teha mitte õliga panni peal, vaid ahjus. proovisin järgi ja kõik lapsed sõid. milleks neid siis õli sees praadida üldse, kui on võimalik vähendada ka seda töödeldud nagu sihukest ülimat kuumtöötlemist. Siis, mis ma veel, kiudaineid teadlikumalt olen toonud sisse, ka see oli minu jaoks, noh, ma olin kuulnud sellest sõnast ja minu jaoks oli väga huvitav see fakt, meil külalisesineja vist käis rääkimas, kui ta ütles, et kui mingi hetk maailm teadvustas endale valke, et hästi palju on vaja valke tuua, siis täna enam väga palju on probleeme kiudainetega maailmas. Eestis on õnneks hästi palju täistera ja sellised tooted, et eestlastel läheb isegi hästi, aga ma tunnen, et minu menüüs oli tegelikult ikkagi vähe. et ma täna olen väga palju rohkem kaunvilju näiteks sisse toonud oma menüüsse, mida ja kuidas siis kaunviljad koos teraviljaga eriti hästi mõjuvad kehale. et noh, lihtne, väga hea näide on sellest, et mul lapsed alati, nad tahtsid ka, me sõid meiega putru, sest nemad panime moosi, marju, banaani kõike peale, suur kogus. ja nüüd koolivaheaeg on esimest korda, noh, me sööme, ma annan neile ka, neil on pigem valgurohke hommikusöök ja siis, kui koolivahel nad kodus on, nad ei kolista külmkappi kell 10 pärast seda, kui nad on hommikusöögi ära söönud. et nad lihtsalt, ma näen, et nad on õues, nad ei käi, ei otsi näljas enam midagi jälle süüa, sest muidu oli see, et me saime neile hommikusöögi sisse anda ja nad juba tulid köögiakna taha, et kuulge, et andke midagi süüa meile. ja seda ei ole olnud, meil on praegu koolivaheaeg ja ma just eile teadvustasin endale, et nii naljakas, et lapsed ei ole üldse nii näljased. et nad küll kasvavad, vaata, et nad on kohe 15 ja 11 ja 10 sellised hästi aktiivsed ja sportlikud, aga see ka neile on kuidagi vaikselt kandunud edasi see, et nad ei ole nii roller coaster'i peal kogu aeg. ja piinapaten on neil suur sõber. nii et elu läks lihtsamaks jah, jah, jah. ei pea ja isegi tundub küll, kogu aeg jah, snäkke pakkuma jah. näljastele poistele, onju. ja nii ongi. Kellele sa seda programmi soovitaksid? Kas sa üldse soovitaksid? Kindlasti soovitaksin, ma kirjutasin ka tagasisides, et minu jaoks, minu arvates võiksid selle programmiga kõik inimesed selle programmi korra elus kasvõi läbi teha lihtsalt sellepärast, et need teadmised makrotoitainetest ja kõigest, noh, seal oli 8 nädalat, igal nädalal oli üks teema, millega siis süvitsi mindi ja ma iga kord sain midagi põnevat teada, mida ma jagasin. noh, näiteks lapsed, mul viiendik tuli koolist koju ja siis küsis, et neil oli ka toitumine olnud ja siis ta ütles, et emme, kas sina teadsid, et pool taldrikust peab olema roheline, et juurvilju ja köögivilju ja salatit täis. siis ma ütlesin, muidugi teadsin, et veerand ja siis nagu sellised teadmised, aga ja samas ta tuli koju, ütles, et emme, aga suhkrut peab kindlasti tarbima, umbes nagu vanaema juurest käid ära, et komm ei tee ju lapsele paha. aga siis seesama väikene teadmine, et suhkur ei pea olema ainult see valge suhkur, mida me tarbime, vaid see võib tulla puuviljadest, köögiviljadest, igasugustest muudest allikatest, mitte ei pea olema lisatud kujul. et sellised lihtsad asjad ja minu arust võiksid kõik sellised teadmised omandada. et ma ei oska küll öelda, kellele seda ei tohiks pakkuda. ja, et seda ma ise ka hästi ikkagi ikka veel, kuigi juba on läinud selles mõttes paremaks, et inimesed on muutunud ka rohkem teadlikumaks ja huvi on ka kindlasti suurem üleüldisel sellise tervisliku toitumise ja tervisliku elustiili vastu. aga ikkagi on neid murekohti ka veel päris palju ja noh, lõpuks ongi see, et ega nipsust ei saagi ju kõike korraga muuta, aga mis kõige rohkem rõõmu teeb, ongi see, et kõik, kes programmis osalevad, nemad jälle viivad neid teadmisi, mõtteid, nippe edasi oma lähedal olevatele inimestele ja äkki nemad siis omakorda annavad jällegi neid teadmisi ja mõtteid edasi, et eks lastega ju täpselt samamoodi, et lõpuks see, mida lapsed näevad koduses keskkonnas, on suure tõenäosusega ka see, mida nemad siis hiljem lapsevanematena oma lastele pakuvad enda koduses keskkonnas, et eks see kõik niiviisi ole. ja noh, ilmselgelt see tervislik toitumine
on nii oluline, sest et me sööme ju iga päev, et võib-olla me trenni isegi ei tee igapäevaselt, aga toitumine on küll midagi, mis on iga päev meie elu osa kuni siis elupäevade lõpuni ja meil on väga suur vastutus ikkagi selle ees ka, et mida me iseenda kehasse paneme, sest et see mõjutab nii paljut, nii et jah väga-väga äge, et tõesti sind on jälle nii, selles mõttes on alati ju tore kuulata, et mina justkui olen selles mõttes kuidagi nagu enda peal juba nii mitu korda läbi teinud, et vahest minu jaoks on ka need juba sellised vanad teadmised ja kõik, mis veel, aga nii äge on alati kuulata seda, et kuidas need põhimõtted ja see programm tegelikult siis teisi mõjutab. Hästi, aga kes siin veel kuulavad, nii palju on teid veel kuulamas, et kui teil on veel mingeid mõtteid või küsimusi, näiteks tahate Maritilt midagi küsida või minult, et siis andke aga siin kirjakastis teada, et veel natukene jõuab. aga mina tänan sind väga, Marit, et sa tulid ja jagasid. on sul veel midagi siia, mis sa tahad siia lõppu öelda või juba on kõik öeldud? Mm, kõik on vist öeldud jah, aitäh nende küsimuste eest. just. ja kindlasti, kui nüüd tundub see programm sulle põnev, et siis oled väga-väga oodatud. alustame siis esmaspäeval nüüd uuesti. 8 nädalat see programm kestab, suvel nüüd seda programmi enam ei tule, et tuleb väike selline pausikene, nii et kindlasti, kui tahad ära kasutada võimalust, et siis praegu on hea aeg ja noh, eks see programm lõpeb ju ka täpselt vahetult enne suve ja tihtilugu just enne suvehooaega me tahame ennast tunda kuidagi eriti hästi ja kergelt ja noorena ja tunda ennast siis füüsilises kehas ka hästi, nii et kindlasti olete väga oodatud, seal on retseptikogumik ka, et ma ei tea, kus need ahjupannkoogid, keegi küsib see ahjupannkookide retsepti, aga jah, retseptikogumik tuleb ka kõikidele Ja, osalejatele kaasa ja sooduskood on siis Kevad20, mis siis kehtibki kuni pühapäeva õhtuni. ja sellega saab siis programmi hinnast –20% alla, mis on päris hea. vot, aga aitäh kõikidele kuulajatele, kui on veel mingeid mõtteid, küsimusi, andke teada ja Marit, jah, sulle ka veel kord suur-suur tänu, et tulid ja jagasid oma mõtteid ja edu sulle igapäevastes tegemistes ja ma siis loodan, et kui aasta pärast räägime kuskil, suhtleme, näeme, et siis on need head teadmised ja praktikad ikka veel sinuga. just on, aitäh sulle. tšau. hea tehtud. nii, aga ja veel kord suur tänu kõikidele, kes te kuulama tulite ja loodetavasti näeme siis juba programmis, kusjuures pühapäeva õhtul ma teen ka esimese sissejuhatava laivi. meil on selline ka Facebooki grupp, kus siis on ka ainult programmis osalejad ja seal ma siis teen ka aeg-ajalt laive esimestel nädalatel just nimelt tihedamalt ja esimene sissejuhatav laiv, kus ma siis räägin, mis seal programmis kõik toimuma hakkab ja mis sind ees ootama hakkab. see toimub siis selle pühapäeva õhtul juba, nii et siis juba saad vaikselt peale hakata esmaspäevast siis hakkame toimetama, nii et olete väga oodatud ja kasuta kindlasti sooduskoodi ka Kevad20. olge tublid, ilusat õhtut ja nüüd kaks varianti, kas tervislikku toitu sööma, nautima või siis jalutama, sest et nii ilus õhtu tundub olevat. olge tublid. tšau, head aega. head aega. head aega.